Ja nüüd nutikatele. Mitmetest taimedest saab praegu võtta pistikud, et kevadel oleks oma taimed võtta. Kuidas seda täpselt teha, pajatab meile Räpina aianduskooli õpetaja Reet Palusalu. Kui tahta endale järgmiseks kevadeks pistik ette teha, siis kuidas selle tegemine käib? Kõigepealt peab olema kassett, mille sisse teha. Kassett peab piisavalt suure auguga olema ja sügavaid pistikuid teha. Kassett täidetakse kasvusubstraadiga ja see peab väga õhuline olema. Käega auke mitte suruda, siis on õhulisus kadunud ja juurdumist ei toimu. Millistest taimedest võiks üldse sügisel pistikuid teha? Sügisel kuskil novembris või oktoobri lõpus saab pistikuid teha nendest taimedest, mis suudavad väheste valgustingimustega üle talve püsida ka kodustes tingimustes. Pistikute tegemiseks on teil vaja emataimi. Emataimedel tuleb ära lõigata latv ehk teha ladvapistik. Et pistik tuleb nii lõigata, et emataimele ka häda ei tee, kui emataimed järgi jäävad. Alumised lehed lõigatakse ära, sest need segavad pistikute asetamist substraati ja ühtlasi lähevad mädanema ja siis ei lähe pistik, ei võta juuri alla. Pistiku lõikamine sõltub liigist, et kui pikk üks pistik peaks olema. Et fuksiatel on sorditi erinev. Kõrgetel sortidel on pistikud natuke suuremad ja väikestel võivad nad olla kuni 2 sentimeetri pikkused. Kas peale konteinertaimede on midagi veel, millest võiks talveks pistikuid teha? Põhimõtteliselt on võimalik ka suvelille sortidest pistikuid teha. Diaskiast ma olen muidugi teinud, et diaskia kohta ma julgen öelda, et need lähevad ka ülihästi kasvama ja kasvuhoone tingimustes seisavad ka hästi üle talve. Nüüd sa lõikasid pool lehte ära. Miks nii? Lehe pinda vähendatakse, kui taimel on suured lehed, sest aurumispinna vähendamine kiirendab kasvamist. Mulda asetamisel pannakse pistik 1 sentimeeter mulda. Vajutatakse kinni, et ta õhku ei jääks, aga kinni vajutada ainult väga kergelt. Ja kui teil on neid pistikuid mitu liiki või mitu sorti, siis proovike need panna ühesugused asjad ühte ritta, sest kasvukiirused on samad ju ühe sordi piires. Kauaks nad niimoodi aknalauale jäävad ning mis edasi tuleb teha? Edasi nad juurduvad umbes 2 või 3 nädalaga ja seejärel tuleb nad ära potistada. Pistikute kinni kasvamisel jälgida, millise joana vesi tuleb. Ja mitte kasta lähedalt, vaid hästi kaugelt. Ja õrnalt, et pistikud ei kukuks pikali. Natuke vahet pidada ja uuesti kasta. Seda saaks näiteks vannitoas teha. Ja kui keegi lähebki siin natukene viltu, siis tuleb ta püsti tõsta, sest nemad ise püsti ei tõuse, nad jäävadki lääpa pikali. Kui pistikud on kastetud ja või piserdatud, siis pannakse neile kile peale, et nad oleksid niiskes keskkonnas. Kile all niiskus aurab nagu üles ja jääb siia kile peale kinni, et siia alla võib mingisugused dokid veel panna, et see ei läheks vastu pistikuid. Ja see on just kui minikasvuhoone väga lihtsal viisil tehtud.